ja siit need siis järgemööda nüüd meil tulevad. Ja esimene siis koostöö Saimon Sutt, Domagoj Pubal. Mis see siis? No paneb pealt, ise ei näe, näed. Ei, seda küll, aga seal ju keegi ei kaitsnud, keegi midagi teinud. No näe, vaata, kuidas tee tehti puhtaks. Vaata laiemalt pilti. Tee tehtud puhtaks. Mehed läksid ise eest ära. Ei, Kirves nüüd. Valmo Kriisa oleks astunud Tanel Soku asemel vastu. Absoluutselt loomulikult. Nii, 4. koht, kes meil siit siis tulevad. Jälle pronksi seeria ja Mändel Toomas paneb kulbi siis, oli see Reinar Hallikule ja lahendab kiirrünnaku ka. No Mändel Toomas... No vaatame nüüd. On tundunud, et seal ei saa Allikule 3 punkti või jah, 3 punkti joone taga kulpi panna, aga näe ikkagi saa. Kui me nagu päriselt mõtleme, siis... Allik kiire viskiga ja tal ei ole ka väga kõrge see vise, nii et noh. Kuule, ja nägite, Allik ju laiutas käsi, ilmselge viga oli. Absoluutselt, ma olen ka nõus, et seal ei olnud mingit puhast mängu. Kohtunike praak. Allik tegi kõigepealt jooksu muidugi. Nii, 3. koht on siis Sven Kaldre päralt. Ei ole. Ei ole. Rasham Suarez on selle mehe nimi. Täpselt nii, just. Ja see oli päris hea korv tegelikult. Nii, jaa. Ja Suarez lasi siis ju seerias selliseid viskeid ju veel. No see on puhas Kalevi meeste aps, sest ta on teada, et Suarez võib hullu panna ja kuna see on viimase sekundi vise, siis on arusaamatu, miks see kaitse nii alla vajus. No CSKA mehed teadsid ka väga hästi, et Olümpiakose mehed võivad neid viskeid ära panna. Spanuulis ikka pani. Aga see oligi CSKA mitte ainult Spanuulis ja kõik pani. Sellepärast nad ei saanudki finaali. No see on ikkagi Olümpiakose meeste kõvadus ka. Nii, siin on nüüd Simmons ja Mirkovitsi koostöö, jah? Ja Kuusma võtab kohe aja maha. See oli efektne, see on teise mängu korv. Aga tead, miks Kuusma aja maha võttis? Tahtsid korra veel vaadata seda kohe. Ja, aga mul on tunne, et see esimene, mis sealt tuleb, on isegi veel ägedam. Nii. Minu arust see oli selle seeria kõige efektsem, finaalse kõige efektsem moment. Nii, ja Tollefseni tegutsemised siis esikohal. Ja see on siis nüüd juba viimasest mängust, eks? Just, see oli mitte ainult efektne, vaid see on ka tegelikult korv, mis nagu, see oli see koht, kus nii-öelda kustutati Rapla ära, see mäng oli see, kus kustutati ära ja seal algul kohe see toimuski tegelikult, see 15-2 või mis see seis seal oli tablool. Mulle see Simonsi asi meeldis rohkem peale, Simonsi korv lõpetas Kalevi mõõna tolles mängus. Ja kiidusõnad veel Indrek Kajupangale, et ta sealt kuskil ära ei tagurdanud.